Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Alustame kohe kõige põletavamatest asjadest, valitsusremondist. Mihhail, ma saan aru, et valitsus on niivõrd kehvas seisus, et remont ka enam ei aita. No, mulle tundub, et iseenesest see mõte, et valitsusega tuleb midagi teha, on minu arvates adekvaatne. Aga kui kaua sa saad sama asja nagu remontida? Mingi hetk sa viid ikkagi seda nagu tagasi ja palud välja vahetada. Ja see võimalus meil tekib juba 10 kuu pärast, kui tulevad valimised. Vahepeal muidugi me ei saa lihtsalt pealt vaadata, mis toimub, ja kui üks või teine lugupeetud minister järjekordselt annab meile märku, et ebakompetentsus ei ole ainuke tema siis väärtus, vaid ka üleolev suhtumine nii rahva kui ka Riigikogu liikmete suhtes, siis mulle tundub, et opositsioon ja Keskerakond peavad reageerima. Aga see üldine jutt, et Reformierakond tõenäoliselt püüab poliittehnoloogiliselt midagi välja mõelda ja kas selleks on valitsuse remont, järjekordne provokatsioon poliittehnoloogiline, mingi kõva sõnum, millega nad tulevad välja. Et selles osas ma olen kindel, et sellised ajurünnakud Reformierakonnas muidugi käivad. Et ma arvan, et nad püüavad poliittehnoloogiliselt välja mõelda, et kuidas olukorda muuta, kuidas reitingud tõusuteele suunata, aga millegipärast nad unustasid, et nad on võimul ja tegelikult juba 3 aastat inimesed ootasid nende poolt mitte sõnumit, vaid konkreetseid lahendusi ja seda kahjuks valitsus meile pakkuda ei suuda, seega minu arvates seal pole midagi remontida. Lauri, sina siiski tahad Mihhailile natukene vastu vahelda ja vähemalt ühe ministri sa tahad välja vahetada. Jürgen Ligi täpsemalt, olete andnud sisse umbusaldusavalduse. Räägi, mille siis Jürgen Ligi süüdi on? Et ta ise, ma arvan, ei nõustu ühegi mõttega, mida sa nüüd järgnevalt ütled. Ei, loomulikult ei nõustu. Et selles mõttes ega ta ei argumenteeri ka, et miks ta minuga nõus ei ole, vaid ta hakkab lihtsalt süüdistama. Nii nagu ta on ju tegelikult teinud seda viimased aastad, kui tal argumendid lõpevad, siis kõige lihtsam on kedagi teist süüdistada ja sildistada. Ja kas või võtame näiteks, et kui teised riigid on tegelikult ju oma inimestele appi tulnud, et kriisi ajal langetanud ka kütuseaktsiise, kütuse siis käibemaksu ja nii edasi, neid riike on tegelikult Euroopa Liidus enamus, kes on niimoodi teinud. Siis selle kohta ta on öelnud, et on kõik rumalad otsused. Läti, Leedu on üle läinud astmelise tulumaksule, Leedu alles see aasta. Ka need on kõik rumalad otsused. Ja kõik, mis tema teeb, on ainuõiged. Ja nüüd jõuame tema otsuste juurde, kus ta on tekitanud tegelikult riigieelarves meeletu suure augu, mida ta on praegu lappinud tegelikult meeletu suure laenuga. Ma räägin siis maksuküüru siis ärajätmisest, mille siis hind riigieelarve oli 700 miljonit ja pealegi. Ja tegelikult me näeme, et samas suurusjärgus on võetud laenu. Mis tähendab seda, et me oleme lihtsalt oma jooksvateks kuludeks võtnud laenu. Ja see ei ole jätkusuutlik. See ei ole jätkusuutlik riigieelarve juhtimine. Ja mikskipärast sellest ei saa aru ja selles osad ütleb, see on ainuõige otsus üldse. Ja lisaks kogu jällegi tema väljaütlemised, kuidas ta, see näitab ka tegelikult tema suhtumist inimestesse, kui ta selgelt ütleb, et aga vaesed inimesed ei peagi jõudma sinna bensujaama, neil ei olegi raha.
või siis vaesed inimesed käivadki metsas seeni korjamas ja marju, et noh, et ja nad ei maksa ju makse. Ja et noh, et ostke siis konserve. Noh, neid tegelikult kogu selle perioodi jooksul on valimatult tema suust tulnud igasugust sousti välja. Ja selline minister ei saa olla ju sellel kohal, kus ta on, ja tal on tegelikult hästi suur vastutus. Riigi rahad on otseselt tema käes. Ja kui ta ei suuda nagu seda juhtida ja lisaks noh, ei ole ka nagu viimase ajal adekvaatne, vähemalt minu arvates, siis selline inimene kindlasti ei kõlba rahandusministriks. Mihhail, aga Eesti keskmine palk on nüüd noh, väga oluliselt tõusnud ja inimesed on justkui raha rohkem kätte saanud. Kas see maksuküüru kaotamine tõesti on nii halb või on midagi muud tehtud siin valesti, et see auk, millele Lauri viitas, on nii suureks paisunud? No esiteks tuleb vaadata, mis on see reaalne mõju majandusele. Ühest küljest me võime ju öelda, et maksuküüru kaotamine tõi raha juurde inimestele, seega nad saavad ka rohkem kulutada. Aga statistika näitab, et toiduvoodides inimesed kaupa rohkem ei osta, ehk siis nad toitu rohkem ei osta. Vastupidi, isegi kui müügid kasvavad, see on tingitud inflatsiooniga. Ehk siis inimesed, kes reaalselt vajasid raha selleks, et lubada endale toitu, nemad raha ei saanud. Ehk siis nende olukord ei paranenud. Ehk siis need inimesed, kelle puhul täiendavad vahendid annaksid võimalust rohkem kulutada, need inimesed raha ei saanud. Ja inimesed, kellel on suurem palk, said tõepoolest raha rohkem, aga kui esmavajadused on rahuldatud, siis praeguses olukorras inimesed rohkem ei tarbi. Nad pigem ettevaatlikult kulutavad, ehk siis säästavad raha, ja see omakorda tähendab, et inimestel puudub kindlustunne tuleviku kontekstis, ja seda jällegi näitavad uuringud. Et tarbija kindlustunne on negatiivne. Ja nüüd me vaatame, et riik võttis miljardi laenu ja sellest suurem osa on kulutatud järjekordse maksureformi elluviimiseks. Ja see raha ei oma positiivset mõju. Tegelikult see ei tulnud majandusse tagasi, vaatamata sellele, et see ootus võikski olla. Ehk siis siin puudub lihtsalt elementaarne majandusanalüüs. Et tegelikult selleks, et tarbimine kasvaks, seda raha oleks vaja anda nendele inimestele, kes täna ei suuda endale kindlustada esmavajadusi. Ehk siis sama toit, mida inimesed ostavad, ja see on iga inimese puhul prioriteedis. Noh, ja ma veel ükskord tulen selle mõtte juurde tagasi, et aga tegelikult statistika näitab, et see inimesed jätkuvalt ei suuda endale seda toitu lubada. Ja see omakorda tähendab, et see raha, mida siis riik, laenuraha, mida riik niimoodi jagas laiali, selle efekt majandusele ei ole sisuline. Numbrites korra tuleb, aga sisulist majandustõusu see ei taga. Ja ma arvan, et see võib-olla ongi meie praeguse majanduspoliitika peamine probleem. Et meil ei ole ühtegi otsust, mille puhul oleks läbi mõeldud pikaajaline strateegia. Tegelikult mida see mõju tähendab.
Parimal juhul on mingi Exceli tabel, et võtame laenu, jagame laiali, sellest saab politehnoloogiline efekt, et saame rääkida, kuidas inimeste elu paraneb, aga tegelikult nii inimeste toimetulek kui ka majandus sellest mingit kasu ei saa. Vot, ja sellepärast me alustasime ka täna Jürgen Ligi osas umbusalduse protsessi. Ja ma siiralt loodan, et meil tulevad kaasa ka kõik teised opositsioonijõud, et vastava pöördumise ma täna hommikuga tegin. Ja mis on nagu tegelikult praegune eesmärk? Praegune eesmärk on vähemalt saada kokku 48 Riigikogu liiget. Need on siis arvestusega koos siis aknaalustega. Ja väike lootus on tegelikult, et ka Reformierakonnast tuleb kaasa 2-3 inimest, sellepärast, et kui siin vahepeal tegelikult on räägitud, et meedias, et on plaanis tegelikult praegusel koalitsioonil teha siis valitsuse siis remont, siis ega see niisama ka ei tulnud välja. See rahulolematus on päris suur. On olemas konkreetselt nii-öelda isikud, ministrid, kelle osas on väga suur rahuldamatus, et need on nii Eesti 200 poolt tulnud info kui ka Reformierakonna liikmete poolt. Kui me räägime näiteks Eesti 200 ministritest, siis on Igor Taro, Noor Terras, kelle osas on juba ka Eesti 200 fraktsiooni liikmed hästi kriitilised. Reformierakonna liikmed on Jürgen Ligi osas kriitilised. 2 endist rahandusministrid kindlasti on näitanud ja väljendanud oma arvamust, mis tegelikult Eesti riigi rahandusega toimub. Nüüd on see küsimus, kas nendel on julgus ja riigimehelikkus tulla ka välja. Aga seda me näeme siis, kui kogu selle protsessi siis käigus, mis on Keskerakonna poolt siis täna käivitatud. Nii, aga jätame siis Jürgeni sinu pehmetesse kätesse Riigikogus ja kahjuks on muidugi nii, et tegelikult täna juba sisuliselt muuta selles valitsuses ei ole võimalik. Ja me näeme, et see valitsus, see koalitsioon ei suuda ka kompetentsi kuskilt võtta. See lihtsalt puudub. Ja nagu keegi ei ole nõus sinna tulema. Ja väljaspoolt erakonda, on see Reformierakond või Eesti 200, ei ole ka täna juba kedagi võimalik võtta, sest see valitsus varsti lõpetab enda tegevuse, ja keegi ei taha tulla 8 kuuks. Ehk siis täna on tegelikult päris kurb olukord. Aga see ei tähenda, et Keskerakond ei peaks näitama konkreetsetele ministritele, et see, mida nad teevad ja kuidas nad teevad, ei ole aktsepteeritav. Ja üks asi on ebakompetentsus, aga teine asi on arrogantsus, mida me regulaarselt näeme. Ei saa nii olla, et valitsuse esindaja suhtleb inimestega, nagu ta oleks kuri jumal. Et meil on ikkagi teine riigisüsteem ja teine ühiskond, et me võiksime nagu taluda nagu sellist suhtumist. Seega ma arvan, et Keskerakonna ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni initsiatiiv peaks leidma toetust ka teiste opositsioonierakondade seas. Aga vahetame siit teemat. Meil ei ole põnevad sündmused mitte ainult Riigikogus, vaid ka Narva linnas, Eesti suuruselt 3. linnas. Mehed, öelge mulle nüüd ausalt, et mitu linnapead Narvas täna on? Ja Lennart Meri küll kunagi ütles, et Eestil on kombeks üks president korraga, mitu linnapead on Eestile siis korraga kombeks? Ma ei tea, kui palju Eestile on, Narvas on tõenäoliselt kombeks ikkagi juba 2 linnapead ja 2 volikogu esimest, aga tegelikult olukord on väga kurb. Väga kurb ja mõnes mõttes ka ohtlik. Et arvestades, et tegemist on ikkagi piiriäärse suure linnaga, siis selle linnal peab valitsema kord ja rahu.
ja noh, kui me isegi jätame selle kohaliku nii-öelda tasandi elemendi välja, et loomulikult iga kohalik omavalitsus ja kohalik inimene, kes seal elab, tahab täpselt sama nii-öelda eesmärki, ehk siis oleks rahu ja kord. Miskipärast on praegune siis vähemus sattunud koalitsioon, mille eesotsas on siis Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin, ei ole sellest aru saanud ja mängivad oma mängu. Ja mängivad väga ohtlikku mängu. Kõik see protsess, mis on seal tegelikult käivitatud ja kuidas see nagu kulgeb, on selgelt näidatakse, et võim on magus ja võimu ei taheta käest ära lasta. Mis siis, et nendel ei ole rohkem enamust. Ja selge enamus on opositsioonil, kus on 31 volikogu liikmest 16, kes on taotlenud juba üle 3 kuu, et toimuks korralik ja korraline või erakorraline volikogu istung, kus oleks saanud kõik selle legitiimselt siis võimuvahetuse kõik ära teha. Ja kuna siis Stalnuhhin ja sotsist linnapea Katri Raik ei soovi seda sellisel viisil ära anda, siis oli loomulikult opositsioon sunnitud kutsuma enda initsiatiivil erakorraliselt kokku volikogu ja tegema need otsused ära. Ja nüüd, mis edasi on saanud, seda on kajastatud siin nii eile kui ka üleeilsel siis päeval, kus siis ühest küljest on otsused nagu tehtud, aga nüüd käib vaidlus, kas see on nagu legitiimne otsus, mitte, aga selge on see, et nii sotsist Katri Raik kui ka siis Mihhail Stalnuhhin ei taha loobuda oma kohtadest. Mihhail. No mis praegu sisuliselt toimub Narvas? Koalitsioon kaotas enamuse volikogus ja tegelikult demokraatias see tähendab, et koalitsioon sellega enda tegevuse lõpetab. Et koalitsioonis saab opositsioon, kui sul ei ole enamust. Aga kuna nende käes on volikogu esimehe koht, siis nad lihtsalt ei kutsu volikogu istungit kokku selleks, et oleks võimalik ka umbusaldust menetleda. Ei kutsu ja kõik, et ei tule volikogu istungid. Ja paralleelselt sellega kutsutakse välja opositsiooni liikmeid ja siis öeldakse, et kui sa kavatsed umbusaldust toetada, siis sa tööd kaotad ja kui inimene ikkagi kirjutab umbusalduse alla, siis järgmisel päeval ta kaotab tööd. Praegu ma räägin konkreetselt ühest koolidirektorist. Sa mõtled volikogu liikmed, kes samal ajal töötavad Narva nii-öelda linna jaoks? Jaa, nagu me teame, volikogu liikme mandaat, see ei ole töökoht, inimesed kuskil töötavad, seal kulgas ka linnasüsteemis ja siis üks opositsiooni liige on üheaegselt ka koolidirektor, temaga siis korraldatakse vestlusi, kui ta annab teada, et ei, ta ei vaheta poolt, siis ta kaotab tööd. Ja kaotaski tööd. Ja seda tehaksegi veel sotside juhtimisel. Ja siis järgmine inimene, kelle käest küsitakse, aga kui toimub see erakorraline istung, mida opositsioon kutsub kokku, et kuidas siis sa siis käitud, inimene ütleb, et vastavalt enamuse otsusele ja siis ta järgmisel päeval samamoodi kaotab tööd ja see inimene on linnasekretär, valimiskomisjoni esimees. Ja mul siis nagu tekib küsimus, et kus me oleme üldse? Et kuidas see võimalik on? Et ühes omavalitsuses, nagu Lauri õigesti rõhutas, piiriäärne omavalitsus, kus on nii väga keeruline sotsiaalne ja poliitiline olukord, 2 inimest, tegelikult üks inimene on võtnud võimu enda kätte, Mihhail Stalnuhhin, ja hoiab võimu, sõltumata sellest, teeb, mis tahab.
kas tal on see volikogu toetus või ei ole. Seda aktsepteerib Katri Raik, kes on linnapea ametikohal, aga tegelikult ta ei otsusta seda seal midagi, ta lihtsalt on Stalnuhhini käepikendus. Ma saan aru, et see sobib sotsiaaldemokraatidele, sest Katri Raik teadaolevalt on sotside tipp-poliitik ja mulle tundub, et see sobib ka meie valitsusele. Et ma ei näe, et keegi püüaks, sekkuda on võib-olla vale sõna, aga püüaks olukorda lahendada õiguslikus plaanis, rääkimata sellest, et anda poliitilise hinnangu sellele olukorrale. Kas keegi on kuulnud, et valitsuse poolt tuleks poliitiline hinnang, ma ei räägi sellest, et valida poolt. Et kas opositsioon või siis koalitsioon, kellel on õigus, ma räägin sellest, et esitaks adekvaatne õiguslik hinnang ja pakkuda välja, mis on see tee, et kriisist välja tulla. Kõigile sobib, et üks inimene, Mihhail Stalnuhhin, hoiab võimu enda käes valimata vahendeid. Ja nüüd võrdleme näiteks Tallinna linnaga. Kujutage endale ette, et Keskerakond niimoodi käitub. Ma arvan, see niimoodi siis siin vabalt ei istuks. Lihtsalt kujutage. See oleks katastroof. Aga kus on nagu vahe? Samamoodi omavalitsus, sama olukord meil oli 2 aastat tagasi, Keskerakond kaotas võimu ja kujutage endale ette, et me füüsiliselt lihtsalt hoiame seda võimu ja ei lase kedagi. Et mis toimuks nagu meedias, kuidas seda kommenteeriks valitsus, mulle tundub, et ka mõned ka riigiasutused reageeriksid nagu teismoodi. Aga Narvas see on aktsepteeritav. See on minu jaoks tõepoolest, ma ei saa aru, mis toimub. See on väga sügav kriis, aga mis te siis pakute, et kuidas sealt välja saab, et mis siis lahendus on, et teil peab ju olema mingisugune plaan? See asjaolu, mille Mihhail pööras tähelepanu, et riik ei ole sekkunud ja ta ei mõtle selle all ju see, et ta negatiivses mõttes, vaid ikkagi positiivses mõttes peaks sekkuma ja leidma lahenduse, et ka juriidilise lahenduse. Et siin peaks ka justiitsminister oma arvamuse nagu ikkagi väljendama ja otsimagi lahendust. Et väga lihtne on öelda, et see on kohalik omavalitsus pärusmaa, meie sinna ei sekku, nad peavad ise nagu oma asjad klaariks rääkima ja vastavad otsused ka vastu võtma, aga ei tule välja. Ja ärme unusta, et tegemist ongi piiriäärse linnaga ja väga olulise linnaga ja see linnas peab valitsema stabiilsus. Ja mikski pärast riik vaatab seda kõike pealt. Et mis see nagu eesmärk on, et miks kõike seda nagu pealt vaadatakse. Riigil on hoovad olemas, kui on soovi ainult. Ja loomulikult, kui on selgelt välja kujunenud nii-öelda valijate tahe, mis peegeldub ju mandaatides ja kui opositsioonil praegu on rohkem mandaate kui siis koalitsioonil, siis on ka väljendatud selge tahe. Ja kui see nii-öelda tahe on olemas, siis riik peaks ikkagi heas mõttes sekkuma, et sinna tagada ka see tavapärane rahu ja kord. Loodame, et Narva asjad lahenevad, aga kord on käest ära ka korrakaitseseadusega. Lauri, ma saan aru, et sulle millegi pärast ei meeldi, kui sinu järgi kogu aeg luuratakse. Me oleme sellest varem ka rääkinud, aga nüüd Lauri, käitu ikkagi korralikult. Aga ütle siis ära, et mis asja siis inimesed peavad nüüd tulevikus teistmoodi tegema, kui korrakaitseseadus muutmata kujul vastu võetakse? Teate, eks siin toimuvad jällegi võitavad asjad. Ühest küljest me oleme, räägime, et me oleme õigusriik ja meil on vabadus ja sõnavabadus ja valikute vabadus ja kõik nii edasi, aga teisest poolt me näeme, kuidas kogu aeg neid õigusi võetakse meilt ära. Kui me räägime usuvabadusest, siis siin on tegelikult ju eesmärk kinni panna Vene õigeusu kirik.
kui me räägime valimisõigusest ja valimisvabadust, siis need otsused on ära tehtud, kus väga suurel hulgal elanikelt on ära võetud valimisõigus kohalikul tasandil. Nüüd lisaks kogu selle protsessis tuli välja, et meid jälgitakse ja pidevalt jälgitakse, et meid jälgitakse kaamerate kaudu, mille osas ei ole mitte ühtegi nii-öelda õiguslikku alust, mis selgus tegelikult, siis meid jälgitakse läbi siis telefonikõnede, kus selgus, et julgeolekuasutused võtavad juba automaatselt, nii-öelda jutumärkides on olemas telekommunikatsiooni ettevõtetel siis julgeolekuasutuste poolt otsejuhe, mis värvid on, ma ei tea, aga igal juhul ükskõik mis ajal nad saavad andmeid sealt võtta ja nad ei pea kellegi midagi küsimagi, et ja kohtu poole ka ei pea pöörduma. Ja nüüd seda tahetakse muuta. Ja samal ajal, kui avastati, et see on nagu probleem, aga miks seda avastati? Sellepärast, et tegelikult opositsioon tõstatas selle küsimuse, et eeskätt ka meie, et miks see kõik nii toimub ja ma olen püüdnud seda teemat ka julgeoleku järelevalve siis asutuste komisjonis tõstatada ja see teema on veel meil üleval. Ja siis samal ajal justiitsminister tuleb välja uue algatusega muuta korrakaitseseadus ja sellisel viisil, et edaspidi on siis politseil ükskõik mis ajal võimalik pöörduda näiteks Mihhaili poole ja küsida, et meie arvates on Mihhaili telefonis mingid fotod või videod, mida oleks meil vaja selleks, et tuvastada mingi asjaolu. Ja te peab nagu andma need videod ja materjalid välja, ilma kohtu otsuseta. Kas see on nagu õigusriik? Ehk siis küsimus on väga lihtne. Et see on ju tegelikult põhiseaduse riive ja kui lugedagi seda korrakaitseseaduse seletuskirja, siis ei ole seal ühtegi punkti sellest, aga mis siis juhtub, kui Mihhail need materjalid välja ei anna? Ja teine asi on see, et aga Mihhailil võivad seal olla kolmandate isikute ja materjalid või siis pildid, mida ta ei taha siis ju politseile üle anda või sa ei taha neid... Väga isiklikud. No väga isiklikud, just on ju. Et kuidas seda kõike ära reguleerida? Mille peale siis justiitsminister ütles, et kui selline olukord peaks tekkima ja kui politsei peaks nii-öelda küsima X isikult need andmed välja ja kui see X isik ei soovi siis need andmed väljastada, siis tal on õigus samal ajal kutsuda ka advokaat kohale. No see on nagu Ameerika stiil juba, on ju. Ja lisaks, mis on absurd, on ju. Ja lisaks siis sama korrakaitseseadus, muudatus korrakaitseseaduses nüüd edaspidi ei annaks võimalus kohalike omavalitsustel kooskõlastada avalik üritusi. Pole vaja. Ehk siis kohalik omavalitsus, kui tema territooriumil toimub mingi üritus, ta ei peaks rohkem mingisugust sõna kaasa ütlema, kas ta toetab seda üritust, ei toeta seda üritust, tahab ta üldse oma territooriumil seda üritust, tal seda õigus kaob ära. Põhimõtteliselt valitsus otsustab, valitsus otsustab, mis seal üldse toimub. Ja kui sa võtad kas või näite selle sündmusele, mis toimus ju Viljandis, et ärme hakka arutama, et mis lipp seal oli ja mis eesmärkidel taheti seda lahti rullida. Aga üks asjaolu, et kui kohalik omavalitsus teeb, et ma ei taha seda üritust enda juurde, järelikult ta on ju kohaliku kogukonna kõneisik valitsus. Ja nüüd see nagu võimalus vastavalt selle muudatusele kaoks ära. Mihhail, kas kohalik omavalitsus peab saama oma territooriumil otsustada, milliseid üritusi lubada või mitte? Sest ma tean, et tegelikult sul on enda ka negatiivsed kogemused, kui sotsid olid Tallinnas võimul. Alustame sellest, et kui Lauri tõi välja sellise näide, et andmed minu telefonis võiksid pakkuda kellegile huvi, siis mina kaldun arvama, et minu telefoni andmed on juba ammu olemas seal, kus nad et nad on nii ebahuvitavad. Jaa, aga kui rääkida tõsiselt, siis see võrdlus on klassikaline, Orwelli teosed on kõigile nagu teada ja see ongi see pidev vastaseis ühiskonnas, et kas prioriteedis on turvalisus ja julgeolek või siis inimese isiklikud õigused ja tema privaatelu.
ja me teame ajaloost ka seda, et iga autoritaarne, totalitaarne riik enda sekkumist inimeste andmetesse alati tõlgendab seda julgeoleku aspektiga. Et alati nii oli, nii on ja jääb. Ja niimoodi tegelikult on totalitaarne riik üles ehitatud ja sellest kirjutab ka Orwell. Et sulle öeldakse, et vanem vend teab, vanem vend jälgib ja kui sa tahad, et sinu elu oleks turvaline, siis nii peabki olema. Ja kahjuks, kui ma kuulan kommentaare, näiteks nende samade asutuste poolt, siis see on absoluutselt sama tekst. Siis meile öeldakse, jah, kui te ei soovi, et meie ühiskond oleks turvaline või kui te ei soovi, et me tegeleksime efektiivselt kuritegevusega, siis loomulikult me võime mitte jälgida ja kaamerad võiksid mitte seista ja või siis teie andmeid me võiksime mitte kontrollida. Aga see on olukorra lihtsustamine. Tegelikult on kõik võimalik ka seaduse alusel ja korrektses vormis. Mitte nii, et sul ongi selline otse siis võimalus kõik andmed vaadata, vaid rangelt reguleeritult vastavalt seadusele ja vastavalt vajadusele. Ja see on selline õrn jää, kus me väga tihti oleme ja nagu kahjuks praktika näitab, et pigem me kogu aeg liigume selles suunas, et meie õigused, privaatelu õigused ei ole kaitstud. Nüüd, mis puudutab omavalitsuste õigusi, ma arvan, et see on muutunud ideoloogiliseks küsimuseks, et mulle tundub, et täna valitsusele sobiks, et toimuks üks konkreetne üritus selles omavalitsuses, nad arvavad, et see on ideoloogiliselt õige ja sellepärast vastavalt sellele tuleb muuta ka seadust. Ja see on lubamatu. Et niimoodi põhiõigusi reguleerida ei tohi. On see inimene või omavalitsus, vahet ei ole. Ja sõltumata sellest, kes on võimul, ma arvan, et kogukonna esindajatel peab olema see võimalus reguleerida neid sündmusi ja üritusi, mis avalikus ruumis toimuvad. Ja kogukonna esindajad omavalitsuses on kohalik võim. Selle teadmisega me täna lõpetame. Ma loodan, et tulevikus siiski, kui on meil võimul konservatiivsemad valitsejad, siis ei tehta selliseid ideoloogia vastaseid valikuid, sest praegu on... Ei, Janek, see ei ole konservatiivsuse küsimus või liberaalne. Ei, ma mõtlen, et liberaalne valitsus peaks tegelikult andma vabadusi juurde. Aga praegu võetakse neid nagu ära. Ja, selles mõttes võib olla. Et praegu võetakse vabadusi ära. Aga selle teadmisega lõpetame, kohtume jälle nädala pärast. Täna oli stuudios Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Mina saatejuhina Janek Mägi, kaunist keskhommikut.